Tere kõigile, Marko siin ja tahan tänada kõiki minu kanali vaatajaid, kõigi, kes on jäsematega märku andnud või kirjutanud mulle, et aitäh teile. Ma hindan seda ja ma teen seda kõigi teie jaoks, et ma ise enda jaoks võiks neid mitte teha, aga ma loodan siiralt, et kellelgi on nendest videotest mingitki kasu. Ja tänane teema, ma arvan, võikski olla üleminekust arvutikõlaritelt nii-öelda päris kõlarite peale. Päris kõlarid, mis need on? Päris kõlariteks ma nimetan enamasti passiivsed kõlarid, ükskõik on nad riiulikõlarid või põrandakõlarid, et see polegi tähtsust. Ja siis sinna käib juurde võimendi. Ka aktiivkõlarid on päris kõlarid, aga mitte need väiksed arvutikõlarid, mida saab 50 või 100 euro eest poest osta. Need ikkagi päris kõlarid ei ole, et see on pigem siuke kõlari aseaine, et midagi krõbiseb. Ja kõik need, kellel sellised kõlarid on, kui te selle video ära vaatate, siis võib-olla saate inspiratsiooni osta endale midagi paremat. Kasutatult saab osta oluliselt parema asja peaaegu sama raha eest. Nii, aga mis ma sellest nüüd räägin siis täpsemalt? Ajendas mind üks konkreetne e-kiri härra Alarilt, kes soovis üle minna oma arvutikõlaritelt päris võimendi ja passiivkõlaritega süsteemile. Ja ta küsis nõu, oli ka enne ühes foorumis arutlenud selle üle ja me vahetasime üks 10 e-maili, mille pärast mida ta siis tegelikult ostis süsteemi endale ära. Aga ma tahakski sellest natuke teile rääkida ja võib-olla on see abiks kellelegi teisele tulevikus, kes ka tahab sama asja. Ütleme, tal on seal näiteks 50 eurosed, 100 eurosed, 150, 200 eurosed nii-öelda arvutikõlarid ja tahab osta endale midagi paremat. Foorumites on väga palju seda arutelu. Et andke nüüd nõu, et mul on nüüd näiteks seal mingisugused X arvutikõlarid, ma tahan osta midagi paremat, et mul on näiteks seal 200 või 300 eurot, et ma ostan midagi paremat. Mis osta, ütelge firmasid, ütelge midagi sellist, et andke täpselt nõu. Tegelikult ei ole võimalik nii täpselt nõu anda, et osta nüüd see firma, see toode. Et kuulamine on ikkagi väga personaalne asi. Et see ei ole võimalik täpselt öelda, et see, mis sobib ühele, see sobib ka teisele kohe. Et seda varianti tegelikult ei ole. Ja seetõttu on Alari näide, kes mulle kirjutas, hea näide teile tuua, et temal oli täpselt sama küsimus. Anna nõu, mis on need näiteks firmad, mida ma peaksin ostma. Ja tema eelarve oli suhteliselt väike, see oli umbes 300 eurot. Alguses ma olin üsnagi skeptiline, et kas üldse annab võimendiga ja tavaliste kõlaritega mingit süsteemi kokku panna, aga siis ma hakkasin ka netis lappama ja tegelikult selgus, et annab teha küll. Ja seal 200-300 euroga saab täiesti normaalse asja kokku teha. Ja ma printsin siin natukene pabereid välja meie meilivahetusest, et võib-olla tsiteerin siin. Ta küsis, et kas saaks äkki abi anda ja kirjutas, et algselt mõttes siis soundbari peale koos bassikõlariga, aga ilmselt, et see ei ole ikkagi hea lahendus. Ja siis, et kui on 300 eurot, kas äkki annaks teha mingi receiveri ja riiulikõlarite ja bassikõlaritega lahendus. Et põrandakõlarid ilmselt ta selles hinnaklassis ei saada, arvas. Ütleme nii, et saab nii põrandakõlareid kui riiulikõlareid koos võimendiga, aga mida ei saa, on see bassikõlar ehk subwoofer. Selleks sellise hinnaga küll raha ei jätku. Kõik on muidugi kasutatud tooted. Et tema läks kohe kasutatud toodete peale, sest ta sai aru, et uuest peast tegelikult ta ei saa poest mitte midagi selle raha eest. Ja ütleme nii, et esimesed asjad, mida ma tema käest küsisin ja mida ka teie peaksite enda käest küsima, on see, et kus te seda kasutate. Kas te tahate panna selle süsteemi arvuti taha, nii-öelda laua peale, te istute lähedal,
või see läheb ikkagi juba televiisori kõrvale, et selline kogu toa süsteem. Tema tahtis teha kogu toa süsteemi, ehk siis tal olid väiksed arvutikõlarid seal televiisori kõrval, nagu ma aru sain, ja ta tahtsin asendada millegi paremaga. Ja mida ma tema käest küsisin ja mida ka teie peaks enda käest küsima esimeste asjadena? Ruumi suurus. Kui suur on see ruum, kuhu te tahate need kõlarid paigutada? Kui te teete sellist nii-öelda terve toa süsteemi? See on väga oluline küsimus, sest mida väiksemad on kõlarid, seda vähem nad jõuavad seda ruumi heliga täita. See on fakt. Ükskõik, mis sinna kõlari peale on kirjutatud, te ei saa väikesest kõlarist pressida üle mõistuse tugevat heli välja. Lihtsalt ei ole see füüsiliselt kuidagi võimalik. Esimene asi, kui suur on ruum? Mõelge see hoolega läbi. Ruumi suurusest tuleneb kaugus. Kui kaugele te istute, kui lahus on kõlarid üksteisest ja teist siis. Et see on ka oluline seoses selle ruumi suurusega. Siis, kui paigutate, teine asi, kui paigutate, kui kaugele jäävad need kõlarid seintest. No, ütleme nii, et enamasti on inimestel suht piiratud see ruum ja ei ole varianti, et panen seal 50 cm kaugusele või panen meetri kaugusele seinast või pean täitsa vastu seina panema. Et see on oluline aspekt ja sellest sõltub, mis kõlaritüübi te peate ostma. Paigutuskoht ruumis. Teine asi. Nii, kolmas punkt ongi see, kas võimendada siis stereovõimendiga, võimendada receiver'iga või osta hoopis eraldi aktiivkõlarit ilma võimendita või receiver'ita, aga siis juba kallimast hinnaklassist. Ma ütleks niimoodi, et see valik, kas osta nüüd võimendi või receiver ja siis passiivkõlarid juurde või ainult eraldi aktiivkõlarid, tuleks teha selle põhjal, kui palju seadmeid teile sinna järgi läheb. Kui teil on seal, ütleme tõesti see 1-2 seadet, näiteks arvuti ja tõesti televiisor, 2 asja, siis võite ka vabalt osta aktiivkõlarid, millel on mingisugused sisendid olemas või kasutate siis TAC ehk digital analog konverterit, et need asjad sinna sisse ühendada. Aga kui teil on rohkem asju, ütleme seal televiisor, mängukonsool, mingisugune DVD-mängija või Blu-ray mängija, arvuti, ütleme sellised 4-5 asja, tahate veel telefon ühendada. Kui selliseks asjaks läheb, siis receiver on üsna hea lahendus sellise kogu kupatuse ühte kokkupanekuks. Kas siis stereo receiver või tavaline audio-video receiver ehk siis see 5.1 või millegi rohkemate kõlaritega receiver. Et see on hea lahendus, kuna tal on kõik need ühendusvõimalused taga olemas. Ja see teeb selle asja teile väga lihtsaks. Stereovõimendi oleks küll parem lahendus, ütleme helikvaliteedi poolest, aga ühendus läheb väga keeruliseks. Näiteks teil on 4 HDMI-ga asja ja stereovõimendil pole ühtegi HDMI sisendit. Et te peate kõik selle eraldi vahendid sinna ostma vahele, et te saaks selle kuidagi ära ühendada. Minu meelest on mugavam teha seda ikkagi sellisel juhul juba receiveri sees. Need olid siis 3. ja 4. punkt, ehk siis mis kõlarid, aktiivsed, passiivsed ja mis allikad sinna lähevad. 4. punkt. 5. küsimus, tal oli kindel soov saada subwoofer ja see on paljudel inimestel, kes lähevad arvuti aktiivkõlarite pealt üle, ehk siis neil on see 50 või 100 eurone arvutikõlarite komplekt ja see teeb mõnusalt tüm-tüm, et seda heli säilitada. Siis ka tema soovis subwooferit sinna juurde. No, mina ütlen, see on maitse asi ja kui te lähete selliste kallimate kõlarite peale juba, mis ise kasutatult, siis heli muutub hoopis teistsuguseks ja teil ei pruugi selline bass enam olla vajalik või üldse soovitav. Et te isegi ei taha sellist enam, nagu on nende arvutikõlarite bassi heli selle eraldi subwooferiga. Nii ja naa, subwoofer on hea asi, aga ütleme, kui eelarve on väga väike, siis selleks tegelikult teil raha ei jätku. 6. punkt, eelarve. Mis te saate siis osta? Saate osta selle subwooferi eraldi juurde, põrandakõlarid, riiulikõlarid, võimendi, stereovõimendi, receiveri. Kuidagi peab see kõik mahtuma teie eelarve sisse.
ma ütleks, et see eraldi süsteemid on ikkagi parem, kuna saate hiljem siis eraldi kõike vahetada. Pluss te võite näiteks vahetada oma algusostjate väiksemad kõlarid suuremate vastu. Aga kui ostate ühed aktiivse kõlarid, siis kui jäävad väikseks, et ei täida heliga teie ruumi ära, siis polegi muud varianti, kui need maha müüa ja osta järgmised ja suuremad juba. Aga siis me hakkasime vaatama, mida seal netis üldse pakutakse. Sisuliselt leidsime, et siin Tallinna kandis oli 3 poodi, mis müüs kasutatud asja, pluss siis erinevad eraisikud. Ja kuigi tundus, et netis on valik päris suur, siis reaalselt, kui tahad nagu ostma hakata, selgub, et kas poodi teenindus on väga kehv või hinnad on väga kõrged ja sealt ei olnudki midagi valida. Sellest on väga kahju, sest internetis vaadates tundus, et täitsa nagu oleks. Aga antud hetkel ei olnud. Võib-olla mõni teinekord on paremad võimalused ja tingimused selle asjale. Nii et Alar tegelikult selles poodide valikus pettus ja ta ostis lõpuks ära eraisiku käest receiver'i ja 2 põrandakõlarit ja maksis selle eest suurusjärk 250 €, mis on nende konkreetsete mudelite kohta, mis ta sai, täitsa mõistlik hind. Et ütleme, et ei maksnud üle ega ei maksnud alla, et kasutatud on alati see variant, et maksad liiga palju, et ei ole asi väärt, aga ma arvan, et ta tegi optimaalse valiku. Ja siis ma küsisin ta käest, et mis ta siis arvab sellest helist. Siis ta saatis mulle esmamuljetega vastuse. Ja ta soovis seda süsteemi muusika kuulamiseks eelkõige ja siis ta leppis sellega, et ta lisab sinna subwooferi hiljem. Ja ta vastas mulle niimoodi, et ostis ära, aga madalat otsa, päris madalat otsa ikkagi ei ole, et ta peab bassika juurde ostma. Mis on ka loogiline. Siis, et on põrandakõlarid, aga see ei päästa. Kui sa tahad ikka tõsist, korralikku, madalat, sihukest mõnusat bassi, siis subwoofer on vältimatu asi. Ja kirjutas nii, aga esmamuljed on positiivsed. Et kui mul poleks nii kiire olnud, ma oleks isegi analoogse süsteemi saanud võib-olla 200 € kätte, mis tegelikult on super hind. Kui 200 € saad kätte, kas valida, kas osta poest uuena mingid arvutikõlarid või võtta selline kasutatud receiver'i ja kõlaritega süsteem, siis minu meelest mitte mingit küsimust ei ole. Ja miks ma seda ütlen, sest üks on see, mis ma teile räägin, aga teine on see inimene, see mulje, kes just tuleb üle nii-öelda nende päris kõlarite peale oma arvutikõlarite. Ja mis ta siis ütleb selle kohta? Mida ma julgen nagu kohe öelda, et helis on detaile kõvasti rohkem. Ja see on üks väga oluline asi. See on nii muusika kuulamisel kui filmide vaatamisel väga oluline. Sisuliselt selliste korralike kõlarite ostmise puhul teil laieneb see heliulatus. See, mida te arvutikõlaritega üleüldse ei kuulegi, see äkitselt saab kuuldavaks. Ja selle üle ta väga õnnelik tegelikult. Ja ta mõtles, et ta isegi paneb võib-olla arvutikõlarid korraks tagasi ja siis saab võrrelda, et saadab mulle selle muljed hiljem ja võib-olla ma teengi eraldi video või siis äkki Alar kirjutab ise siia video alla, mis muljed tal on, et eks me siis vaatame, kuidas see välja kujuneb. Nii, ta ütleb, et ta saab aru, et ostis tegelikult kõige odavamad kõlarid ja receiver'i, mida üldse järgi pannakse telerile ja muusika kuulamiseks. See päris nii ei ole. Ta ostis küll selle väga mõistliku hinna eest, aga need ei ole mitte kõige odavamad. Kõige odavam, mida tahtis osta, et need ma näitsin tal ikkagi maha. Et ta ostis ikkagi sellise täitsa keskmise süsteemi, mis uuest peast maksab oluliselt rohkem. Et ta mitte ei ostnud kõige halvemat selle raha eest ja see on tegelikult hea asi. Sest kui te lähete poodi, siis selle raha eest saab kõige halvema ja veel natuke kehvema sellest. Paraku see nii on. Ja mis ta veel kirjutab? Inimesele, kes filme vaatab, ilmselt ei olegi muud lahendust, sest vahe on ikka meeletu. Meeletu on siin tegelikult väga hea sõna, see võtab selle asja üsna konkreetselt kokku.
meeletu tähendab ikkagi meeletu, vahe suur. Ja mul on siiralt hea meel, et nii tema kui ka paljud teised, kes on üle läinud, on selle vahe enda jaoks avastanud ja selle selleks teinud. Sest alguses ta tegelikult kahtles, kurat, mul on nii vähe raha, et äkki ma ikkagi ei lähe üle, sest et lihtsalt ei saagi midagi nagu osta. Siis ma julgustasin teda, et asi nüüd nii hull ei ole, et midagi ikka saab, et alati saab ju maha müüa ja jälle osta paremalt. Ja tegelikult on ta selle asjaga esmamuljed ikkagi väga positiivsed. Ja siis ta tahab ka proovida subwooferit, algus laenab juurde, et kuidas siis palju see helipilt muutub. Ja siis kui natuke raha juurde kogub, siis võtab ka ühe subwooferi ilmselt endale ligi. Ja mida ta veel ütleb? Heli oli harjumatu. See on ka üks õige asi. Et see heli läheb hoopis teistsuguseks. Hoopis teistsuguseks, kui on arvutikõlarid või lihtsalt see teleri heli. See heli on avaram, heli on parem, seda peab ise kuulma. Kes ei ole kuulnud ja kuulab nende 50 eurost arvutikõlaritega või 100 eurost arvutikõlaritega seda heli, siis väga raske on seletada, et seda peab ise kuulma. Ühesõnaga, need olid Alari muljed asjast. Meeletu vahe võrreldes tema arvutikõlaritega, mis maksavad seal alla 100 euro, aga tegelikult ega vahet ei ole, kas maksavad seal alla 100 või üle 100. Vahe selliste kõlaritega, päris kõlarite ja receiveriga või stereovõimendiga on ikkagi meeletu. Ja selle video suur põhjus seda teha on see, et julgustada teid kõiki tõesti ostma kasutatud seadmeid, väiksema raha eest, paremaid seadmeid, kui on need arvutikõlarid, mida poes müüakse. Jah, okei, probleemiks võib saada suurus, sest väga paljudel on probleeme, et nad ei mahu ära, aga väikesed riiulikõlarid, mis on ka päris korralikud, siis need ei ole palju suuremad kui arvutikõlarid. Muidugi on väiksed arvutikõlarid, aga need on, neid pole üldse nagu mõtet osta. Kuula ei sama, ma ei tea, panna lihtsalt suvaline Bluetooth kõlar sinna ja töötab ka, et mingit olulist võitu nagu ei tule selle päris odava arvutikõlariga. Aga see üleminek, see on kindlasti hirmutav. See on hirmutav seetõttu, et midagi ei tea, et ongi soovitage konkreetseid marke. Ei saa soovitada konkreetseid marke. See ei ole lihtsalt võimalik. Sest kui te ostate sellised päris süsteemi sobivad passiivsed kõlarid, sest iga kõlar kõlab erinevalt. Seal ütleme selle odavalt, kas ta on 100 või 50 eurot seal vahet. Võib-olla polegi seda kõla vahet, pigem see, et kas ta on üldse natukene kvaliteetne või on täitsa jama. Et seal mingist kõla vahest võib-olla ei saagi nii palju rääkida. Aga selliste kallimate kõlarite puhul, mis te ostate kasutatud ka ikkagi soodsa raha eest, nendel tuleb see kõla erinevus esile. Hakkab mängima see ruum, kus te seda kuulate ja see kõlaritootja enda see eesmärk, et mismoodi ta tahtsid kõlarid kõlama panna. Ja see on väga oluline asi, et te peate ise neid kuulama. Ise peate kuulama kõlareid. Teil ei ole varianti, et X inimene ütleb teile foorumis, et osta see toode koos selle võimendiga, siis on nagu super, kõik jäsemed püsti. Tegelikult teil ei pruugi olla, sest teile ei meeldi selle komplekti kõla. Ja sellega te ei ole üldse võib-olla osanudki arvestada. Aga see on oluline asi. See on väga oluline asi, et te kuulete seda kõlarite ja võimendi tööd. Kuulete neid ise enda ruumis, kus te hakkate neid kasutama. Kui see ei ole võimalik, siis vähemalt seal, kus te nad ostate, et te kuulete, mis kõla neil on, kas teile üldse see meeldib. Sest tõesti ma ütlen, kõlaliselt, kuigi nad kõik on kõlarid, kõlavad nad täiesti erinevalt. Kui palju te vahet esialgu teete, on raske öelda, aga võib olla küll olukord, kus te lihtsalt teile ei meeldi see, mida te kuulete. Teine ütleb, et jumal hea, ta on jumal rahul, aga teile ei meeldi ja siis teil ei ole mõtet neid kõlareid osta. Et kui te on natukenegi see paarsada eurot olemas, siis te saate teha endale süsteemi, mis on hea, kõvasti parem kui arvutikõlarid. Jah, te võite ebaõnnestuda. See on alati oht.
ja võite ebaõnnestuda oma ostuga. Kui te valite isegi kasutatult liiga odavad kõlarid, liiga kehva kvaliteediga ja täiesti tundmatult firmalt, kes ei olegi kunagi teinud kvaliteetseid asju, aga te lihtsalt ei tea seda. See on selliste asjade ostmise probleem küll, et te ilmselt ei ole kunagi kuulnudki nendest firmadest, kes neid võimendeid ja kõlareid toodavad. Et te teategi neid arvutikõlarite tootjaid, aga nii-öelda nende päris kõlarite tootjaid ja võimendite tootjaid te pole kunagi neid nimesid kuulnud ja neil on keerulised mingid numbrid, tähed seal lõpus veel, mis määravad see tooteklasse ja asju, et väga segane lugu. Ja seetõttu te võite tõesti osta esialgu vale asja ja selgutab, et see heli pole mitte kuskilt parem, vaid isegi pigem kehvem. Ja siis on kurb. Ja seetõttu ma ütlen, kuulake enne üle, mida te ostate. Eriti, kui te ostate selle päris esimese päris komplekti. Siis te isegi ei kujuta ette, millist heli see toodab. Ta võib toota väga kehva heli just seetõttu, et kõlarid on väga kehvad ja võimendi on väga kehv. Aga üldjuhul jääb see asi ikkagi suures osas jääb ta esialgu kõlarite taha, see päris esimene süsteem. Et isegi kehvem võimendi suudab kõlarid ikkagi normaalselt võimendada. Aga jah, mis ma veel ütlen selle kohta? Kui te ebaõnnestute, siis ärge pettuge ja ärge minge selle odava arvutikõlari teed tagasi. Katsuge nad maha müüa. Või andke ära. Ja kuna te olete seda heli nüüd kuulnud, siis te teate, mida te enam ei taha. Proovige seda vältida ja osta midagi paremat. Ja ma arvan, et kuna te ostsite võimendi ja kõlarid mõlemad, siis tegelikult nüüd ei pea enam mõlemat ostma. Et müüge siis üks maha, tõenäoliselt kõlarid on kehvad. Et müüge need kõlarid kas või hästi odavalt ära ja koguge raha, ostke paremad kõlarid. Ja siis te teate juba, mida te tahate kõlaris kuulda. See on see oluline asi, et teil juba on mingi teadmine. Midagi juba on. See ei ole palju, aga juba on. Seda ma ei taha. Seda heli ma ei taha kuulda. See oli jama. Ja see on hea. See on hea teadmine. See on väga hea teadmine. Te teate, et te seda ei taha. Te võib-olla ei tea päris täpselt, et mida te nagu tahaksite nagu 100% ja et võib-olla isegi kui ma tean, et ma seda tahan, aga see on liiga kallis, aga ma tahaks midagi head, midagi paremat, siis see on edasiminek. See on juba suur võit ja suur teadmine. Nii et siis vahetage lihtsalt üks oma süsteemi komponent välja. Proovige ära, proovige oma esimene süsteem ära osta. Ma loodan, et te õnnestute sellega, aga kui ei õnnestu, siis alati saab vahetada. Alati saab vahetada, maha müüa, kasutatult põhimõtteliselt sama hinnaga, mis ostsite, müüte jälle maha. Seal võib-olla mõned eurod kaotate, aga saite teadmisi juurde. Ja teadmised on tegelikult väärtus. Olge mõnusad, kõike head teile. Vaata ka minu teisi videosid, mis on siin minu kanalil leitavad. Vajuta telli nuppu, kui tahad teinekordki näha minu videoid. Ja kui meeldis see video, anna märku, et see annab ka mulle jõudu ja tahtmist teha neid videosidki edaspidi. Sest kui tõesti keegi ei vaataks, ega siis ei viitsis ka teha. Aga loodan, et teil on natukene huvitav ja siis vaatate teinekordki. Aitäh teile kõigile. Kõike head!